Edmonton's penalty kill was 1-for-1 on Wednesday. Here's Horvat going wide, cuts to the net, scores! See on jäähoki. Mäng jäisel väljakul, kus teravatel uiskudel kihutatakse kaidaste lehtidest tillukese litri järel. Suurtel kiirustel kokkupõrked on osa mängust. Mul on karjääri jooksul olnud siis 8 õmblust ja siis on olnud 3 sellist peapõrutust. Tekib küsimus, milline hull peaks tahtma nii vigastuste rohket spordiala üldse teha. Ma olen Robert Rooba ja ma olen jäähokimängija. Robert on üks Eesti parimaid hokimängijaid. Hoolimata selle ohtlikust kuvandist on ta hokit juba viimased 22 aastat mänginud. Jah, hokil on selline macho maine ikkagi juures, sellest ei pääse üle ega ümber. Ma ei näe otseselt selles midagi halba oleks, sest et see on ikkagi, ma leian, et see on sellist tõsiste, tugevate meeste spordiala. See on väga nõudev spordiala nii füüsiliselt kui vaimselt. Mida teeb hokimängija selleks, et väljakul terveks jääda? Esimene asi, mis hoki puhul ohtlik näib, on see, et mängijad kihutavad ringi pikad kepid käes, millega tundub, et võib iga hetk vastu pead kõva tou saada. Logan Couture right, we're going to get another look right there. Knocks a couple of chicklets out. Teine ohtlik asi on litter, mis suurel kiirusel valet kohta tabades võib kõvasti haiget teha. Kolmas ohtlik element, milleta jäähokit mängida ei saakski, on teised mängijad. Õigemini see, kui nad litri pärast võitluses liiga lähedale tulevad. Ja mõnikord tundub, et jäähoki mängija riskib platsile minnes lausa sellega, et võib sõna otseses mõttes peksa saada. Noh, nagu iga spordialale juures, siis tegelikult on ohud olemas küll, aga ma leian, et hokis need ohud on pigem väiksed, kuna me oleme väga kaitstud. Iga sentimeeter kehal on kaetud kaitsmega. Hokimängija varustuse hulka kuuluvad kubemekaitse, põlvekaitsmed, sukad, mis põlvekaitsmeid üleval hoiavad, püksid, uisud, kaelakaitse. Seal, kus ma mängin Soomes, on see kohustuslik, rahvusvaheliste turniiridel see on vabatahtlik. Ehk siis see on see, mis sa paned nii-öelda kaela ümber. There it is, right there. Ja mis on tehtud sellist materjalist, et juhul, kui sinna peaks tulema midagi, mis võib nii-öelda lõigata või kuidagi sind ohustada kaela peal olevaid, mis iganes artereid ja asju, siis tegelikult see kaitseb selle ära. Õla- ja rinnakaitse, küünarnuki kaitsmed, randmekaitsmed, särk, kindad, hambakaitsmed ja kiiver. Lisaks kaitsmetele on hokimängus ka kindlad reeglid, mis pealt näha ohtlikud elemendid vähem ohtlikuks teevad. Hokikepiga võib vastast takistada ja litrit ära võtta ainult jääpinnal. Puusades kõrgemale keppi tõsta ei tohi. Ja veel vähem võib sellega teist meelega lüüa. Kui vastase kepp puudutab su nii-öelda peapiirkonda, siis automaatselt vastane saab sellest karistuse. Ehk siis tegelikult loomulikult iga mängija üritab kontrollida oma keppi, et see ei tõuseks nii kõrgele ja keegi ei võtaks neid karistusi. Ka litri pärast võitluses tekkivad kontaktid ehk kokkupõrked on mängureeglitega kindlalt paika pandud. Sa ei või rünnata vastase pead, sa ei või rünnata vastast selja tagant. See peab juhtuma ikkagi nii, et see on kas siis vastu rinda või õlg õla vastu ja niimoodi, et nii-öelda vastane ei ole kuidagi, kui ta suudab ennast kaitsta, siis ta ei ole kuidagi ohustatud mingi vigastuse tekkeks või midagi sellist. Kaklused, mida tihtipeale hokimänguga seostatakse, on spordialal pigem harv nähtus. Ma olen mänginud üle 22 aasta jäähokit ja ma ei ole kunagi pidanud üheski nii-öelda päris kakluses osaline olema. Now Thornton's going to go with Barch. They went back in November of 2008.
enamasti kaklevad mängijad Põhja-Ameerikas, kus erinevalt Euroopast on see kergemalt karistatav. Nad teavad täpselt, mida nad teevad, nad arvestavad nende ohtudega. Pärast seda kaklust siis need mehed omavahel suruvad kätt ja nad lähevad sõpradele laiani, et see on täielikult publiku jooks tehtav asi. Kui sa ise seda otsid ja seda tahad leida, siis võid ka selle leida sealt mängust, aga tavaline hokimängija, kes ei taha seda teha, sellega oma karjääri jooksul ilmselt kokku ei puudu. Kaitsmetel ja reeglitel on küll suur osa mängijate ohutuse juures, kuid tegelikult lisandub sellele veel pikk eeltöö enne platsile jõudmist. Ma olen oma keha treeninud sellisesse vormi, et ka keha kaitseb ise ennast, ehk siis mul on piisavalt nii-öelda lihaseid ja piisav valmisolek selleks, et kui ma sellesse kontakti lähen, siis ma suudan ennast kaitsta. Kui ohtlik see pealtnäha karm spordiala siis ikkagi on? Arvestades seda, et ma olen seda spordiala teinud nii-öelda tippspordina nüüd üks selline 7-8 aastat ja üldse kokku mänginud üle 20 aasta, siis ma arvan, et see on üpris hea saldo, et mul ei ole olnud ühtegi luumurdu, mul ei ole olnud ühtegi sellist asja, et aga jah, et selle mõttes, kui mõelda nii selle asja peale, siis ei saa me rääkida mingisugust tohutult ohtlikku spordialast, sest et reaalselt ohud kui sellised on palju väiksemad kui mõnel spordialal, mida arvatakse, et ei ole ohtlik, kus tegelikult kontakt on küll väiksem, aga kus kaitsmed on olematud. Ehk siis vigastused on kergemad tulema.